Tere õhtust teise ekraani stuudiost. Mina olen Kristi. Täna vaatame Reporterit ja Eesti kõige kõiget. Koos skandaalse netikuulsuse Einar Kuusega. Nagu ikka, olge aktiivsed Einarile küsimusi esitamas, sellepärast et tänaseks auhinnaks on Tervis Plus 3 kuu tellimus. No nii, tere Einar. Räägi, kes sa oled, kus sa tuled ja kuidas sai sinust netikuulsus? Ma unustasin su nime ära, nii et sorry. Tere. Lihtsalt tere. Ma ei ole netikuulsus. Tituleeritud oled sa internetis kui netikuulsus? Ma hakkasin videosi tegema mingi 7 aastat tagasi. Nii. Ja siis ma ei ole midagi muud elus teinud kui videosi nüüd ja lõpuks pead ikka need vaatamised tulema kuidagi. Mis oli su kõige esimene video, mäletad sa, mis sa laadisid üles? Mille üles laadisin? Ma tegin video YouTube'i, kus ma tegin erinevaid nägusid ja siis panin pausi peale kaamera. Mental Ill Boy oli nimi, vaimuhaige poiss. Palju seal vaatajaid oli, mäletad umbes? Ma ei mäleta. YouTube'is oli siis hoopis teised vaatamised, siis oli mingi 20 000 oli vist maailma mingi kõrgem vaatamiste arv. Ma ei mäleta. Aga kuidas tagasiside sellele videole oli? Ma ei mäleta, see on jammu. Nüüd on kõigil meeldib klassika. See esimene või nüüdsed, mis sa teed? Esimene ja kõik, mis ma teen, klassika. Kõik, mis ma teen, saab legendaarseks. Legend. Mina olen legend. Kuidas sa üldse alustasid? Kust tuli see idee? Et hakata selliseid klippe tegema ja neid üles laadima? Ma olen kogu aeg tahtnud esineda ja videosid teha ja filmi teha. Ma olen filmi vaadanud väiksest peale ja võtsin onu kaamera esimest korda kätte ja siis tegime sugulastega videot ja sealt hakkaski mingi 10-9 aastane. Ma põhimõtteliselt väiksest peale tahtnud filmi teha. Sa käisid vahepeal USA-s. Räägi, kuidas sa sinna sattusid, mis sa seal tegid, mis sa seal nägid? Me tegime põhimõtteliselt, ma hakkan algusest peale. Ma jõin veini kodus ja täielik kast tuli peale. Kassisin täiesti ära. Sest et ma ei viitsinud siin olla ja Eestis nagu ühes kohas, tundsin ennast nagu Anglas. Ja siis ma ammu juba tahan LA-sse minna, et seal proovida videosi teha ja saada kuskile. Ja siis ma otsustasingi, et ma lihtsalt lähen. Proovin kuidagi raha kätte saada ja lihtsalt lähen Hollywoodi ja siis mõtlesin, et väga hea idee oleks teha sellest dokumentaal nagu kas film või siis sari YouTube'i, interneti ja siis tegimegi. Sa tegid seal siis sarja? Ja, me tegime YouTube'i dokumentaalsarja, kus inimesed nägid tervet seda protsessi, kus ma püüdsin raha kätte saada ja inimesed said aidata ka, annetada raha, et lennupiletit osta ja mingi algusraha, et selleks ellu jääda, et üürida mingi tuba ja siis saimegi hakkama ja jõudsin sinna. Annetajaid oli palju? Jah, päris palju oli. Kõik sellised head fännid, kes mul on annetasid, et ei olnud sellised põhimõtteliselt, kes ei annetanud. Keegi annetas saati midagi, kas või mingi euro või 2 eurot. Okei, tuttavad annetasid, aga nagu ütleme täiesti võõrad. Just võõrad inimesed annetasid rohkem tegelikult kui tuttavad. Sest me helistasime seal dokumentaalis, me helistasin sugulastele ja sõpradele. Ja enamus, mõned andsid, aga enamus ei andnud. Ja tegelikult, kui need osad hakkasid välja tulema YouTube'is, siis tuli rohkem sõpru, kes hakkasid andma ja tegelikult vaatajad andsid rohkem kui sugulased ja sõbrad. Ma pidin vanaselt laenama 100 eurot, siiamaani ootab see. Aga ma ei tea, kas ma ta ära maksan. Ma ei tohin ropenda. Ei tohi ära ropenda. Ei, ma armastan vanaisi, aga ta on natuke seniilne. Palju sul sellel seriaalil osasid on? Ma mälet, 9 tuli kokku, 9. Ja viimase osas ma suren ära, ma kukun Los Angeles kaljalt alla. Mis sa seal seriaalis veel huvitavat teed siis? Peale ära suremise? Põhimõtteliselt ongi nii, et terve see seriaal, see dokumentaal, mis me tegime sõbraga, Ivan Niroda, reklaamin midagi natuke, on terve see protsess, kuidas ma püüdsin LA-sse saada ja lõpuks, kui ma viimases osas sain Hollywoodi, siis nagu oli selline hardcore montaaž sellest ja lõppes sellega, et ma olin hästi õnnelik ja siis surin ära. Tõeline seebikas. Selline epikas. Me vaatasime suga Reporterit. No, täna on põhiteema on kindlasti Eurovisioon. Vaatad õhtul? Ei. Eestile kaasa ei elagi? Eestile, kui Reporter on Eesti, siis ei. Ei, ma mõtlen Eurovisioon. Eurovisioon, jah. Kusjuures ma ei ole seda, ma ei ole nagu kursis olnud, aga ma loodan, et Birgitil läheb hästi. Aga siis eks täna viimane aeg vaadata? Helistada, võidad pihku? Ma võin valetada, et ma vaatan viisakusest, aga
ma ei usu, et ma vaatan. Loed homme lehest. Aga ma hoian pöidlad kuskil mängult. Ma olen kuulnud, et sa tahtsid teha zombifilmi. See oli Los Angeleses, jah, tahtsin teha. Räägi sellest. Ma tahtsin teha Hollywoodis ja nagu ma tulen, siis ma pidin tagasi tulema, sest et ma püüdsin saada tööluba, aga väga raske on ja ma ei saanud. Ja siis ma püüdsin nagu viimasel hetkel teha lühifilmi, aga ma ei kogunud raha kokku sellega ja siis see projekt jäi sinna paika. Nüüd mul on Eestis uus lühifilmi projekt, mida ma tahan teha. Mina sain aru, et sa kogusidki nagu neid annetusi, et siis minna LA-sse ja siis film ära teha. Kas see ei olnud nagu omamoodi väike lubadus, et lähed ja teed? Ei, seal ei olnud nagu mingit sükest lubadus või film, et mul siis ei olnud plaan LA-s mingi kindel film teha. Mul oli plaan LA-sse minna ja siis vaadata, mis juhtub täiesti spontaanselt, et proovida jääda sinna ja siis videosid teha seal ja proovida YouTube'is nagu viraliks, siis nii-öelda kuulsaks saada. Et see oli see plaan tegelikult, et jääda Los Angeles, mitte midagi muud. Et ma ei tahtnud lihtsalt siin Eesti, ma pidin korraks välja saama. Ja nüüd tagasi tulles on hea? On küll parem tunne, jah. See on hea. Kvaliteetse filmi tegemine ei ole odav lõbu. Kas sa plaanidki nagu ainult annetuste näol oma filmi edasi teha või jäädki ainult selle klipi tasandile? See on hea küsimus, et järgmine lühifilm, mis ma teha tahan, ma proovin samamoodi niisuguse kampaania teha. Aga see ei jää kindlasti nii, eks näeb, mis juhtub. Aga kindlasti oleks vaja mul esimene see lühifilm valmis teha, et siis äkki tulevikus sponsoreid leida, kes näeb, et ma oskan üldse filmi teha. Oled sa õppinud ka kuskil? Ei ole. Ise õppinud tõesti. Omal käel ise? Yeah. Oled sa näiteks ka, ütleme, kui sa hakkad tegema mingisugust pikemat filmi, oled sa mõelnud ka mingisuguste näitlejate peale või on sul, ütleme, suvaliselt tänavat? Mul on tutvusi ja ikka päris näitlejad, teatrinäitlejad ja võtaks ikka enda filmi või siis teeme open castingu, kus me otsime siis mingid andekaid näitlejaid, kes ei ole teatris. Siinkohal me hakkame edasi vaatama reporterit. Tuletan meelde, küsige küsimusi Einarilt. Võite Tervis Plus 3 kuu tellimuse. Jätkame järgmisel reklaamipausil. Oleme taas kord otse eetris teise ekraani stuudiost koos Einar Kuusega. Meil jäi ennem jutt pooleli... Minu uuest lühifilmi. Just, räägi lähemalt. Enne kui ma sellest rääkima hakkan, siis ma tahaksin öelda www.hingemaailm.ee. See võis ja ei võinud olla reklaam. Mis seal on? See on niisugune hästi hea veebisait vabadele ärganud inimestele. Korda veel kord üle. Hingelistele inimestele. www.hingemaailm.ee. Okei. Nii, ja nüüd räägi siis oma uuest filmist. Mul on uus lühifilmi projekt, mida ma proovin enda sõbrast, filmimehest sõbraga teha. Kuule, sul ikka, kus on sul? See lahti vist? Tegelikult või? Jah. Tervist. Ma pean selle kõik uuesti tegema. Väike äpardus. Nii. Ma käisin WC-s ja siis ma jätsin mikrikonata lahti. See on juhtmega, ma võin näidata ka. Juhe on siin küljes. See käib siit nagu, praegu on mikker sees. Nüüd on väljas. Ja nüüd on uuesti sees. Räägime siis otsast peale. Sul on uus projekt käsil. Enne kui ma sellest projektist räägin, siis ma tahaksin öelda www.hingemaailm.ee. See võis ja ei võinud olla reklaam praegu. No las ta olla reklaam. Nii. Hingelistele inimestele, üles ärganud inimestele, kes tahavad teada, mis maailmas toimub. Inimesed, kes tahate ärkvel, minge vaadake. Hingemaailm.ee. Räägi nüüd siis oma uuest projektist. See on lühifilmi projekt, mis ma teen oma filmimehest sõbraga. See on postapokalyptiline lühifilm. Tahad sa Žuseest natuke rääkida? Žuse on ühest noorest mehest, kes on postapokalyptilises maailmas. See on siis, me ei ütle, et see on Eesti, aga see on nagu Eestis filmitud. Ja see on postapokalyptiline maailm, kus ta arvab, et ta on üksi, aga tegelikult võib olla üks inimene, kes teda jälgib. Ja siis tekibki siuke nagu küsimused, et kas ta teab seda ja nii edasi. Et näeme nagu tema elu siis selles maailmas. Peaosas oled ise? Ma ei usu, ma tahaks ainult lavastada. On sul juba oma uue filmi jaoks ka mõni näitleja olemas? Ei ole.
ei ole, me pole veel nii kaugele jõudnud, me üldse näitlejaid oleme hakanud nagu otsima ja välja valima. Aga üldplaanis näiteks on sul plaanis mõni tuntum nägu võtta nagu peibutuseks või? Tahaks küll ja kui see kõik oleneb, kelle me leiame, et ma tahaks teatris kindlasti otsida ja kindlasti, mitte kindlasti, aga võib-olla teha open casting, et otsida äkki mingit, kui on mingi andekas inimene kuskil peidus. Meil on tulnud ka küsimusi. Hakkame siis otsast pihta. Mis oli Ameerikas teistsugune? See oli küsimus. Näiteks hästi esimene asi, mis ma nagu avastasin, ma nägin on see, et inimesed on hästi palju vabanud. Eestis on inimestel nagu mingi pulk perses kogu aeg, mingi, ma ei tea, kas nõukaajast, mingi teema on siin, mingi imelik teema. Et nii kui sa lähed sellisesse kohta nagu Los Angeles, siis inimesed suhtlevad suga tänava peal, oled trollis, inimesed lihtsalt tulevad suurde ja vaatavad su silma ja räägivad sinuga. Et nagu inimesed, siin on nagu inimesed hästi nagu vaos hoitud ja ei ole üldse nii vabad, et seal on hästi vabad inimesed. See võib olla tegelikult natukene ka võlts, sest see on selline kultuur, aga see on parem kui see, mis siin toimub, et inimesed ei julgegi nagu üksteisega rääkida. Või on imelik, kui keegi tuleb tänapäeval suga rääkima, sa mõtled, ta on hull peast või midagi. Aga sulle kui eestlasele see harjumatu ei tundu, et sina oled ikka siuke nagu tüüpiline eestlane, eks ju, endasse tõmbunud ja siis tuleb igal pool sulle inimesi ligi, kes naeratavad, on nii rõõmsad, nii toredad. Eestlased olekski imelik, aga ma ei tea, ärgake üles. Nagu sina, eks? Nii, järgmine küsimus on, mis on filmi tegemise juures sulle kõige olulisem? Eepilisus. Ja miks? Sest et kui ma tunnen seda eepilisust, mis ma filmis tahan näha ja mis ma ise tahan teha, siis mul on selline tunne, nagu ma puudutaks Jumalat. Nagu, teate see pilt, mis oli, kelle pilt see oli, kas see oli Michelangelo või mingi Da Vinci või vaata see, mis on seal kiriku selle laes, kus Jumal peaaegu puudutab meest, Aadamit. Kas näed siis pigem Jumal või see mees? Ei, see mees, et ma tunnen seda, kui ma näen eepilist filmi või kui ma ise teen midagi eepilist valmis, siis ma tunnen seda, nagu peaaegu puudutaks Jumalat. Oled sa ise usklik? Selles mõttes küll, et ma usun, et on mingi universaalne energia ja jõud, millest ma aru ei saa ja ma arvan, et mõned inimesed maailmas on tundnud seda ja tunnevad seda, aga enamus inimesed ei tunne. Ja see ongi see, miks ma filme tahan teha elu lõpuni, on see, et ma tunnen seda, kui ma teen filme või vaatan filme. Nii, küsitud on ka, kas Ameerikas tekkis kellegiga tüli või probleeme? Ei ole vist. Mingi väike tüli juba see sõbraga oli, kes Facebookis sain ühe inimese tuttavaks. Ja siis me hakkasime koos videosi tegema, kui ma läksin sinna, et ta nagu ootas mind seal. Et ma sain väga hästi läbi, aga alati on vaata mingid väiksed jagelused korraks, mingi sõprade vahel üldiselt ikka tuleb neid, jah. See peab olema, aga ei ole mingi midagi sükest suurt. On veel küsitud, et Einar, miks sul naist pole? Kui mul naist pole, jah. Ma ise kirjutasin Facebookis infosse, et mul pole naist, sest et kui ma kellega välja lähen või kedagi sebin, siis ma võtan kohe ennast paljaks, kohe nagu esimesel kohtumisel. Näitad ette kõik, mis näidata on? Ja siis võib-olla löön peenisega pähe. Et see on kõige suurem probleem. Siis on arusaadav. Nii. Siin on veel küsitud, et räägi USA kõige veidramast kogemusest ning mida see trip sulle juurde andis? Kõige veidram kogemus oli, ma arvan, et see oli seesama, mis seal videos oli, mis me tegime, kus ma teeklesin, et ma olen vaimudest vallatud ja siis need usklikud hakkasid nagu uskusid seda ja hakkasid mind nagu päästma vaimselt ja nagu reaalselt võttis must kinni ja hoidis mu peast kinni ja hakkas nagu mu teemonid mu sees nagu välja ajama omast arust, et see oli nagu, ma ei uskunud, et nagu nii kuskil mujal nagu ebareaalselt ses kohas mingid usklikud on olemas nagu. Ma ei ole seda ma olen näinud filmides ja niimoodi ja ma nagu reaalselt ise ei uskunud, et see on olemas tegelikult, ma arvan. Et see oli natuke, see on šokk, see oli positiivne šokk, seepärast, et see oli hea, näitemängus oli sitaks hea. Et siuke vend nagu
ma ei tea, kas sa oled seda videot näinud? Ma eile korra vaatasin, aga äkki ta ka lollitas samamoodi nagu sina? Paljud arvavad seda, aga ei, see on uskumatu, ei, nad reaalselt uskusid seda ja nad pärast tegelikult ta nägi kaamerat ja ta sai aru, et see oli lollitus ja ta tuli meie juurde ja ta põhimõtteliselt ähvardas meid. Ta ütles, et ma võiks teid ära tappa, kui ma ei oleks usklik. Põhimõtteliselt ütles niimoodi. Aga ta ei olnudki nagu päris usklik. See on väga paradoks. Ta läheb ise endaga vastu. Aga siin on veel küsimus, kuidas sulle see hullu mängimine pähe tuli? Kuidas üldse mingid ideed inimestel pähe tulevad? No räägi, kuidas sul tulevad ideed? Kuidas sul tulevad ideed? Minul ei tulegi ideed. Ei tule üldse ideid või? See on siuke juhuse värk. See on küsimus, kuidas ei tule ideid. Ei võtan inimesi, kellel ütleme teatud joobeastmes tekivad head mõtted. On inimesi, kes lähevad WC-sse, tulevad head mõtted. Kusjuures mul tuleb sittudes hästi head mõtted ja duši all. WC-s. Lepime kokku WC-s ja duši all. WC-s ja duši all. Me vaatame edasi reporterit, saatke meile küsimusi. Jah, võite saata nii kommentaariumisse kui Facebooki. Ja subscribe'ige mu kanal. Ja auhinnaks on Tervis Plus 3 kuu tellimus. Oleme tagasi järgmisel ekraanipausil. Reporter sai nüüd vaadatud. Jätkame edasi Eesti kõigega. Kordan üle, küsige Einarilt küsimusi. Auhinnaks on Tervis Plus 3 kuu tellimus. Oleme tagasi teise ekraani stuudios koos Einar Kuusega. Sul on vahepeal tulnud hästi palju küsimusi, aga ennem räägime natukene Eesti kõigest. Sul lemmikloomi on? Jaa, mul on koer. Kuulab ta sama hästi sõna? Ei, ta on täiesti pohhui kõigest. Ta on mingi natuke imelik, aga sellest me teda armastamegi. See on nagu samasse kasti, kus see vanaisa aga jutt enam oli. Jaa, aga õnneks ta ei elada, aga ta ei taha enam ta koos elada, tuli millegipärast. Kui me viime ta vanas juurde, sest et ta kasvatada, siis kui meid ei ole seal, siis tuleb kogu aeg ära millegipärast, et tal ka vist ei meeldi see vanamees. Okei, aga miks koer näiteks koerakoolis ei käinud? Oleks ka sama sõna? Kusjuures ta on puhas kolli tõugu passiga, kolli mingist kuulsast kolli perekonnast, kes käivad võistlustel. Me võtsime ta ja siis lasime ta vabaks, nagu viisime maale ja ta on jumala chill all. Ta on vaba. Eesti kõiges öeldi, et mehed kunstküüntega seoses, et maniküüris, pediküüris ei käi, aga kui korra ära käivad, siis jäävad sõltuvusse. Ma ei kuulnud seda, sina ütlesid mulle seda ja ma ei oska selle peale midagi kommenteerida. Ei ole käinud? Ei. Sa ei tea, mida siis oled jäänud? Tegelikult mu kasus ühe korda tahtis mu küüsi nagu kordas, ma nägin küüsi, ma ei taha näidata eetris, väga kohen. Nägin küüsi ja ta proovis nagu hakkas nagu omast arust parandama neid, kui me väiksed olime. Ja siis ta nagu võttis selle viili ja hakkas mu neid, ma võin näidata, aga see ei saa suumida. Viili võttis igastahes ja hakkas põhimõtteliselt mu seda liha, mis siin on, vaata väljas, hakkas seda viilima ja siis ma karjusin, see oli valus ja siis ta lõpetas ära. Ja rohkem ma ei ole käinud kuskil pediküüris. Äkki ta tahtis lihtsalt sind piinata? Võib-olla, ta oli natuke imelik. Okei, nii. Küsimusi on tulnud päris palju. Alustame lihtsamatest. Einar, millal on sul sünnipäev? 22. juuni 1989. Kas Ameerikasse jõudes vahepeal polnud tunnet, et see oli halb mõte sinna minna ning sellest ei pruugi midagi välja tulla ja sa võid kuskile pargipingile jääda? Kusjuures see on hea küsimus, korraks tuli. Aga siis mul tuli uuesti meelde, et vahet ole, et siin ka parem ei olnud. Ma oleks sinna jäänud nagu nii, kui ma oleks saanud tööloa. Et ma täpselt samamoodi sain seal hakkama, kui ma siin sain. Pargipingile ei jäänud? Ei. Mitte ühtegi korda? Ei. Elukoht oli olemas? Jah, ise rentisin. Toa. Kas seal on näiteks lihtne rentida? Seal on lihtsam leida ja sükseid asju, on kallim, selles mõttes on hästi kallis. No sul olid annetused ju. Aga ei, no nüüd, jah, ma esimese tegelikult kõik ei olnud ka annetustega, ma ise teenisin ka raha enamus. Enam oli üks küsimus ka, et kuidas koha peal olles raha teenisid? Ja, et me just rääkisimegi, et kuidas, nagu, et seal on hästi lihtne, selles mõttes on kuulutusest sait nagu Craigslist, et Eestis ei eksisteeri ükst asja. Et hästi palju inimesi on kuulutavad ja pakuvad teenuseid asju, hästi paljud inimesed otsivad sealt teenuseid
et ma sain nagu videotöötlusega sain kliente küll normaalselt, et ma elasin ära. No oli vahepeal väga raske. Mõtlesin, et ei saaki hakkama, et lähen paargi mingi peale, aga noh, siis alati juhtub midagi, kui mul läheb sitasti, siis mul alati nagu juhtub midagi, et nagu päästab ära. Tuleb kuskilt, alati tuleb, peab uskuma universumit, siis tuleb. Argo on küsinud, kuidas USA elatustase tundub Eestiga võrreldes? Kusjuures nagu ma imestasin seda, et selle, vaata räägitakse, et USA-s on hästi nagu elatustase on kõrge ja hästi nagu, et rikkamad, noh rikkam nagu, et inimesed on rikkamad ja et kuidagi et peaks ilusam olema midagi, aga ei ole. Euroopas on isegi ilusam ja Eestis on, tundub nagu, kui sa vaatad, käid tänapäeval ringi, tundub samasugune tase nagu USA-s. Lihtsalt seal on rahad liiguvad hoopis teised, et inimesed teenivad mingi 3-4 tuhat dollarit kuus, kui on kelnerid kuskil näiteks. Mingi miinimumpalk on seal mingi paar tonni kuus. Argo on veel küsinud, on veel American Dreamist midagi järgi jäänud või käib suurem osa inimesi Walmartist turbokaid ostmas? Kus maalt jookseb nende normaalse elu piir? Ma ei oska midagi selle peale vastata, see on väga veider küsimus. Ma arvan, mis ta nimi oli? Argo. Ma arvan, et Argo peksis segast. Mina ei saanud küll sellest küsimusest aru, te saite? Ma ei saanud aru sellest. Martin on küsinud, kas keegi pakkus Ameerikas ka tööd? Jaa, ma sain palju tuttusi, hästi palju oli inimesi, kelle ma kohtusin. Ja ma sain sihukese tuttuse, kes tahtis videosi tegema hakata. Ja reaalselt nagu tööd pakkus, et tal olid mingid projektid ühe Korea popstaariga, sihuke nagu Rain, R-A-I-N. Ja üldse seal kõikide seal kohtad, nad on alati kuidagi seotud mingite kuulsustega või kuidagi kasvõi natuke kaudselt. Et tööd oli jumala lihtne oleks saada, seal ma oleks saanud nagu videosi tegema hakata ja raha teenida, aga aega oli liiga vähe, et see 3 kuust ei piisanud nagu, et ma ei saanud tööluba. Ja nemad ei saanud ka aidata, seepärast, et tema firmal ei olnud seda, ta alles ajas oma firma asju, et üldse saaks nagu siis välismaalast nagu palgata. Ja see pidi hästi raske olema, põhimõtteliselt peaaegu võimatu, et see võib mingi ulme firma olema, või mingi filmistuudio, kes maksab kinni kõik. Nii, küsimusi on juba palju. Ma meeldib jaurata palju. Kui ma rääkima hakkan, siis ma jäängi. Keegi ennem küsis, ma nime praegu hetkel ei mäleta, küsis, et kui sa Ameerikasse tuttavaks inimestega said, kas sa said ka mõne kuulsusega tuttavaks või kuulsama inimesega? Ei. Ei. Me nägime ühte kuulsust sõbraga. Me peaaegu tahtsime tegelikult, me filmisime samale video, siis me tahtsime nagu filmida seda ka, mul tuli hea idee, et ma ei teadnud, ta kuulus, sõber teadis, aga sõber on niisugune hästi arg oli seal, ka tagasihoidlik ja ta nagu ei mõelnud selle peale, et kohe filmima hakata. Et pärast alles ütles või keset seda, kui me ei jõudnud nagu asju paika panna, ta ütles, et see on ju see kuulus üks tüdruk, noor nagu näitleja, naine, kes Nickelodeonis mängib mingi umbes nagu Hannah Montana taoline, niisugune näitleja oli. Et autos oli mingid lapsed, küsid autogrammidelt selle, siis ma nagu tahtsin midagi teha, aga ei jõudnud, sõitsid minema. Nii, me vaatame edasi kõige-kõiget, küsime pärast edasi ja pärast valime välja ka tänase võitja. Oleme täna viimast korda siin Einar Kuusega. Vaatame siis küsimusi edasi, kuna neid on niivõrd palju. Kas ma su kohvi või maitsida või? Minu kohvi? Jaa, või maitsida. Võta, see on jahtund. On, aga mul meeldibki jahtund kohvi. No, lase hea maitsta. Nii. Mihkel on küsinud, kas plaanid veel Ameerikasse minna? Kui jah, siis millal ja kui kauaks? Plaanid tööluba ka saada? Pean ma siis, kui ma tahan Eestis midagi, millega nagu filmi teha ennem valmis ja Eestis kuidagi kaugemale jõuda, et raha teenida sellega, mis ma teen, mida ma armastan ja siis rahaga minna sinna. Sest et ilma rahata ja ilma rahata on täiesti mõttetu minna, seda ma õppisin. See on väga kallis koht. Nii, Morten on küsinud. Einar, nimeta oma lemmiksöök. Lemmiksöök? See on hea küsimus. Mul meeldib söök. Räigelt, mul meeldib süüa. Mul meeldib, kui mul on kõht täis.
siis meeldib ka, kui kõht on tühi ja siis vaata söön nagu ja siis kõht täitub. See meeldib ka mulle. Mida sulle siis kõige rohkem meeldib süüa? Ma tahtsin praegu midagi öelda, aga see oli liiga ropp. Ma võtsin tagasi. Liiga... Lapsed võivad vaadata seda praegu. Ma meeldib lagritsed. Lemmikkommid. Aga see ei ole söök. See ei ole söök. Ma meeldib... See on kõige raske, see on arvatavasti raskem küsimus maailmas. Seepärast nii palju häid toite on maailmas. Ma meeldib vein. Vein ei ole söök. Jälle ei jopanud. See on üks raskemaid küsimusi maailmas. Nii. Hans Christian Õis küsib niimoodi, kas sa saad öelda põrsas põristas võrriga põõsasse nii, et sul on käsi lõua all? Ma ei tea, kuidas. Mis see oli? Põrsas põristas võrriga põõsasse. Põrsas põristas võrriga põõsasse. Tehtud. Nii. Andreas küsib, kust leidsid julgust minna nii kaugele oma unistuste järele? Persest. Nali. See, vabandust. Ma ei tea. Lihtsalt kassis. Kui sul elu sees kunagi nii ära kassib, et sa kas lähed või lased neil kuuli pähe, siis sa kas lähed või lased kuuli pähe, ma läksin. Aga miks sa üldse siis nii ära kassisid? See on see pilt, vaata. Miks see nimi oli? Aadama sünd või? Vaata, kus Jumala ja siis Aadama vahel, vaata, peaaegu on nagu puudutavad. See ongi. Nii. Hans Christian on veel küsinud. Mitmel korral tundsid, et oleks pidanud võtma paar jänest kaasa USA-sse ja nende abil naiste südameid võita ja raha teenida. Jänest USA-sse kaasa ja see pidi naise jänestega. Ju siis. Nagu päris jänesed. Nagu loomades jänesed. Ma ei tea, nii on kirjas. Ei, ma ei mõelnud sellele. Mis ta nimi oli? Hans Christian Õis. Ei, ma ei mõelnud sellele. Tuttav nimi. Mitu jänest? 2? Paar. 2, 4, paar, 6. Ei, ma ei mõelnud sellele. Oleks võib-olla pidanud. Kas naistele meeldid jänesed? Sulle meeldid jänesed? Ma ei oska öelda. See oleneb kindlasti, kellele jänes, kellele põrsas. Sulle meeldid jänesed? Ma ei saaks öelda, et nad ei meeldi. Nii. Ragnar on küsinud. Einar, miks sa ei tee enam siukseid klassikalisi videosi nagu soolaleivapidu? Räägi kõigepealt lähemalt, mis see soolaleivapidu on. See on siuke video, kus me sõber Jakko, sõbraga Jakko, kes on ka operaator ja filmimees, tegime video, kus ma sain Lasnamäel korteri endale ja siis me tegime soolaleiva peo ja filmisime seda ja põhimõtteliselt jõime ennast putsi ja oksendasime ja sõime minu ühe sõbra, kes käib restoranis tööl, tema sitta. See on hea video. Okay. Me tahame teha teist osa. No jah. Püsige lainel, tuleb teine osa soolaleiva peale. Selle videole umbes 23 000 vaatamist. Ja me tahame teha teist osa. Mis tuleb veel parem. Mis ületab seda söömise osa. Nii. Gert Lemsalu küsis. Kallim, rohkem raha, rohkem vaatamisi. Gert Lemsalu küsis, mis su lemmik laul, auto ja sport on? See on mingi oss, see on näitas pilti. Mingi oss on see. Ma ei oska öelda. Siin ta on. Näita. Gert, ongi oss mingi auto ees, niimoodi seisab. Teadsin, et sa oled oss. Gert, mul räigi tümakas meeldib. Ja BMW Viiene on ju. Viiene. Aitäh. Mis see kolmas küsimus oli? Võtta lemmik söök. Oi, olnud. Ma pean uuesti vaatama. Lemmik söök. Pelmeenid. Laul oli ka. Ei, oota, auto. Kurat. Oi, vabandust. See küsimus kadus mul käest ära juba.
on lõbus. Ma võtsin selle küsimuse kohe varsti ülesse. Lõbus. Ma küsin nii kaua järgmise asja. Ma selle ülesse siit leian. Nii. Hans-Christian Õis on jälle küsinud, kas plaanid veel teha prank-videosid? Need lähevad rahvale peale. Ja me tahtsime teha ja meil oli täiega häid ideid ka, aga mu kaamera nagu nussib katki. Ma ei teinud paremat sõna, noh. Hea sõna, kaamera nussib ajudega. Et fookusega midagi viltu ja mikrofonid nussivad, ei saa kaugelt võtta ja lindistada. Kogu aeg mul tehnilised probleemid. Mul on vaja inimesi, kes aitaksid, ma olen täiesti üksi. Naistin kohe. Siis kuuluta välja, et otsid naist. Praegu on sul harukordne võimalus. Ma otsin hästi chilli tüdrukut. Mis on chill? Nagu pornostaar. Neid on ka erinevaid. 18-aastane nunnu pornostaar, lühike, tait ja kes on nagu hästi vaba ja rohkem aega lühikest. Ma kohe jõuan selle küsimuseni, mis meil ennem pooleli jäi, mille ma ära suutsin unustada, mida ma enam ei leia. Oota, ma olen oma numbri, kui see mingi tüdruk vaatab. Ei olnud. Kusjuures üks sugestest tüdrukutest käis siin ka, ta kutsus mind siia ja ta on täiega nunnu, aga ma ütlesin talle kohe otse, vaata, mis ma taga teha tahan ja siis ta nagu, ma ei tea, blokkis ma. See oli see koht, kus sa ütlesid, et esimesel kohtumisel kohe mõtlesin, full monty. Ja mõtlesin otse. Leidsin üles küsimuse. Mis su lemmik laul, auto ja sport on? Sport oli see viimane. Lemmik sport on võitluskunstid, kung fu. Oled osav ka või? Ma käisin 2 kuud Wing Chun'is, ma tahan uuesti minna sinna. Ma tahan tegelikult elu lõpuni teha kung fu'd. Selleks on vaja nagu, filmi tegemine mu oleks tähtsam, ma tahan enne nagu filmi tegemises nagu saada siuksele rööpasse nagu selle asja. Et ma teenin nagu mingit sissetulekut ka ja ma saan elama hakata ja siis saan keskenduda hobidele ka. See oleks nagu hobi siis kung fu. Et ma sügisel hakkan uuesti käima. Hobi korra sa oled kung fu panda. Kung fu panda. Nii, Argo Aunap on küsinud, mida arvad filmitegijana piraadiportaalidest? Kas hea info ja väärtvaatamine peaks olema tasuta või peaks kõige eest rahhi küsima? Ai kurat, Einar on hea jutuga oli ka lõpus. Oota, mis see küsimus oli? See kompliment... Hajutas kõik ära. Nii, Argo küsis, mida arvad filmitegijana piraadiportaalidest? Kas see hea info ja väärtvaatamine peaks olema tasuta või peaks kõige eest rahhi küsima? See on jumala hea küsimus. Mis ta nimi oli? Argo Aunap. Argo Aunap. See on sitaks hea küsimus. Ja ma arvan, et see on kinod ei tohiks ära kaduda. See on siuke mitmeküljeline küsimus, seepärast, et kuna kõik läheb interneti üle nüüd, see on hästi ohtlik on minu jaoks, mis mu sõber ütles ka LA-s, ta oli hea point on see, et kinod võivad ära kaduda üldse, et inimesed vaatavad Netflixis ja sükestel saitidel üldse tõmbavad alla tasuta nagu filme. Aga noh, see on hirmus, aga ma loodan, et ei kao, et kino elamus mulle meeldib ja see, et küsitakse, muidugi peab raha küsima filmi eest, filmid on kallid asjad ja filmitegijad peavad ära elama ja üldse, et saaksid edasi teha filme, siis muidugi vaja raha ju küsida. Et siuke majandus meil on ju, meil on rahaline süsteem. Oma filmidega ka kunagi kinoekraanile plaanid jõuda? Jaa, see ongi mu elu mõte, on see, et sa saaksid Coca-Colasest minu filmi näha. Koos äkki läheks minu filmi vaatama. Coca-Colas või? Need on Solaris ja kõik uued kohad ju Coca-Cola on. Solaris on imeb ju. Oot, ma ei oska öelda. Imeb peenist. Solaris mul ei ole imed, ma ei oska öelda. Solaris kino imeb. Okei. Täiesti jube kino. Nii. Coca-Cola Plaza for life. Võtame järgmise. Frank Kiisa või Frank, kumb siis ta on küsinud lemmik Eesti YouTuberid. Einar Kuusk. Absoluutselt. Ja 100%. Mu hea sõber. Ta on väga naljakas, väga alahinnatud. Nii, Tomi Klaus Kallavus on küsinud, vaatad Sario TV-d? Sario TV, jah, need lahedad tüübid teevad igasuguseid, need nagu YouTuberid, nad ei ole mu lemmikud, ma ei vaata tegelikult neid, ühe video vaatasin ära, aga see oli päris naljakad, potentsiaali on. Nii. Päris coolid tüübid.
Hans Christian on hästi palju siin küsinud, ma natukene kerin. Ma ütlen oma numbri ka, ma tahtsin oma numbrit anda tüdrukule, kes on pornostaar. Ta ei pea olema pornostaar, ta peaks olema pornostaari nagu hingega. Sa saad aru, mis ma ütlen? Defineerige, mina ei saa aru, mis on pornostaari hing. Ma saan aru, mis on pornostaari välimus, aga hing. Mine näiteks UGS.com ei lähe. Ja trügi siis see Lexi Bell või mis ta nimi oli? Ma ei hakka praegu nimetama neid, aga hästi palju sellised nunnusid noori pornostaare on, kes on nagu hästi vabad ja hästi nunnud ja hästi lahedad ja vabad. Välimus peab ka siis ikka nagu pornostaaril olema, eks ole? Ja see, et sisemus on? No pornostaarid tänapäeval on porno kvaliteet on nii suureks läinud, nii suureks läinud, et põhimõtteliselt pornostaarid on tänapäeval ilusamad isegi kui modellid. Ma arvan, et mehed vist teavad rohkem sellest, aga me vaatame seda kogu aeg. Naised vaatavad ka, aga ma ei tea, kas sa vaatad. Mina ei tea väga ilusaid modelle, modellid on enamasti siuksed. Vast ja kondisid ei ole, et ma tean. Kondiks, aga nad on siuksed neutraalsed, neist vaata peab saama teha igast asju. Nii et pornostaarid on palju ilusamad, sest nad on siuke mingi isiksus ja mingi siukene hästi lahedad. Noored pornostaarid mingi 18-20, siuksed uued tüdrukud hästi kiimas, hästi vabad kiimas. Kuulake nüüd siis noored pornostaarid. Einar ütleb kohe oma numbri. Sa ei pea olema pornostaar, sest ole üks nagu olekuga, ole siuke inimene lihtsalt, kes on vaba, kes on mingi kompleksis, mingi Eesti, mingi, mis sõna on, päästab välja? Ma ei tea, ma ei ole sõna pärast. Kompleksides Eesti tüdruk. Kompleksi vaba, mitte kompleksides. Ma ütlesin, ära ole kompleks Eesti tüdruk, pole vaba, pane UGS.com. Ei, nad peaksid ise teadma, miks nad on. Sa ei pea UGS minema selleks, et vaadata. Okei, pane UGS.com, pane Lexi Bell sinna ja siis kas siuke, tegelikult on veel neid. Mul tuleb nimed meelde. Ühesõnaga, sa tead, kes sa oled. Sa tead, kui ma praegu räägin, sa saad aru, millest ma räägin. Kui ei saa, siis... Siis järelikult ei ole tegemist sinuga. Siis ära helista mulle. 5864 3425 ja ei, tüübid ei tohi mulle helistada mingi teeselda, et te olete pornostaarid. Segan korra vahele. Ennem keegi küsis, kuidas sa suhtud homodesse? Sa tuletasid mulle selle küsimuse meelde praegu. Mul midagi enda vastu. Mul on palju homosõpru. Ma ise ei ole, ma olen täiesti hetero. Aga sellel on mingid vahed. Paljudel on mingi hirm vaata, et homod on mingi hakkad ligi ajama mingi umbes ja mingi, ma ei tea, öössel mingi vägistavad siin peres või midagi. See on absurd. Nad täpselt samamoodi nagu naised, aga lihtsalt neil meeled mehed. Homod on isegi vabamad mõnes mõttes kui naised isegi, väga tihti. Homomehed hoolitsevad näiteks endast rohkem kui heteromees. See ei olnud vihje? Ma hoolitsen ennast, ma shave'in ennast. See on elementaarne. Shave'in ennast igalt poolt, ma olen väga puhas ja väga karvavaba. Okei. Ja seksikas, ma olen väga seksuaalne. Hans Christian Õis on veel küsinud. Tal on enne jäänud hinge kribeldama. Kuidas su kaamera nussib? Defineeri mõiste niimis. Rääkides shave'misest. Kellelgi heki käär on? Koju jäid. Küsin uuesti küsimuse, sa läksid teemast kõrvale, unustasid niikuinii ära. Hans Christian Õis mitmendat korda küsib, kuidas su kaamera nussib? Defineeri mõiste. Mis ta küsis? Ma ei ütle kõva häälega. See sõna, mis sa enne ütlesid, et sa ei saanud teha filmi, sest et su kaamera põhimõtteliselt läks katki. Mingi fookusi jama on seal. Ma ei tea, ma ei hakka mingi tehnilistesse detailidesse minema siin. Või võin minna, lähen tehnilistesse detailidesse. Paari sõnaga, lühikselt. Fookus jamab. Ja mikrofonid on mingi kauguse, mingi vigan, et ei saa kaugelt lindistada. Ja fookus jamab niimoodi, et ta võtab ainult taustad ja võtta nagu inimese seda, ma ei lähe tehnilistesse detailidesse. Igastades katki on mu asjad ja ma ei saa filmida normaalselt videosi. Annake mulle kaamerat keegi. Annetage! Nii. Ei, ma ei taha, et te annetaks vastikuna tunne natukene. Kui annetate, siis annetage seda suud filmi, mis ma tegema hakkan, ma varsti teen siis ei ole vastik. Ei, sest see on nii tähtis mu jaoks, ma pigistan silma kinni kuidagi. Rauno Rebane on küsinud, kas inimesed pigem neelavad või sülitavad?
mis asja? kas inimesed pigem neelavad, kui sülitavad? Mis inimesed? Inimesed, ma ei tea, mis inimesi siin konkreetselt mõeldakse. Rauno, mis inimesi sa selle all mõtled? Okei, võtame näiteks need inimesed siin stuudios. Meil on siin 20 inimest, kes tegelikult ei ole. Tegelikult on meid siin 4. Osad on maja peal ka laiali. Okei, 20, aga osad on maja peal laiali. Võtame esimese. Mis su nimi on? Rainer. Ta nimi oli ka Rainer või? See, kes küsis. Rauno. Rauno. Rainer, kas sa neelad või sülitad? Ma ei tee kumbagi. Ta ei tee kumbagi. Meie operaator, mis su nimi on? Roger. Roger. Kas sa neelad või sülitad? Mitte kumbagi. Mitte kumbagi. Ja ära võtta isiklikult. Kristi, ära võtta isiklikult, mul on hästi siit mälu. Ma olen poolel täupuudega. Kristi, kas sa neelad või sülitad? Olenevalt olukorrast. Nice. Ja mina järgmine küsimus. Ei, aga siin ei ole vaata konkreetselt nagu öeldud mida või nii, et noh. See on väga raske küsimus. Okei, Rauno peab täpsustama. See on väga raske küsimus, seepärast, et sa oled nii ükskõik mida sa ei vastaks, sa oled blindris omadega. Sa oled blindris. Sa jõid mu kohvi ära või? Jõidki. Nii. Väga hea kohvi ära. Morten Heinala küsis. Einar, kas sulle meeldivad vanad naised või ei? Mis keegi küsib, millal sa viimati sittusid? Tavaliselt kõik küsivad. Kõik, nagu, kes mu videos on vaadanud ja kuskil tulevad tänava peale midagi. Küsivad, millal ma viimati sittusin ja nüüd ei küsi keegi. No neid ei huvita järelikult. Äkki inimesed istu internetis? Võib-olla ka. Nad istuvad poti peal näiteks. Teevad seda sama asja praegu. Situvad. Aga igal juhul Morten küsis, kas sulle meeldivad vanad naised või ei? Ja mul meeldib milfid, kui nad on seksikad. Pandrad. Ilust. Mul meeldib milfid küll, vanemad naised. Loodan, et said oma vastuse. Morten. Nii, Siim Oliver Oja küsis, miks sulle ei meeldi... Tere Siim, kus läheb? Miks sulle ei meeldi Koss? Koss? Kes ütles, mulle ei meeldi Koss? Tema ütles just. Ei meeldi ja miks ei meeldi? Väga hea firma on. Oli firma mingi Koss või? Oli mingi Jaanude firma. Ei olnud. Korvpalli mõtleb. Ju siis. Mulle meeldib korvpall. Ma oskan seda väga hästi. Oma ala professionaal, eks? Ei, aga ma olen mänginud ühe korra elus ja ma oskan. Siis sa kindlasti oskad. Nii. Kohe läks korvi. Absoluutselt. Läks tegelikult ka, mul on tõestus olemas. Ei, ma usun sind. Mu sõber tegi filmi sellest. Algaja õnn. Näiteks. Okei, siis, kui sa nii arvad. Ei, ma ei arva midagi, ma pakkusin välja, et võib olla. Äkki ma olen lihtsalt hea, äkki ma olen lihtsalt korvpallis hea. Selles ma ei kahtlegi. Nii, Joel Vits on küsinud, millal sa plaanid ise tagasi minna USA-sse? Sa pole mõelnud tegeleda seal ostumüügiga. Ostumüügiga? Ostad, müüd ja kahetsed. Ma ei saa siis küsimusest aru. Küsime siis küsimuse esimese osa. Millal sa plaanid ise tagasi minna USA-sse? Nagu ma enne mõtlesin, siis kui rohkem raha on ja kui ma olen Eestis filmi teinud. Nii. Hans Kristjan Õis on küsinud, millal sa viimati Exclementi väljastasid? No what, Hans, siit need tulevad need küsimused, aitäh sulle, et sa jääd purustasid. Mina viimati väljasin Exclementi. Kusjuures iga kord keegi seda küsib, siis ma ei mäleta. Ma ei oska vastata. Ma ei mäleta. See on jumala tegelikult see on nagu paranormaalne nähtus. Kas te olete tähele pannud, et ei mäleta tegelikult, millal viimati sittusite? Mina küll ei mäleta. Teil ei ole nii või? Te mäletate või? Ma ei mäleta mitte kunagi, millal ma viimati sittusin. Kas see tähendab seda, et oota, tegelikult ka see on naljakas. Kas see tähendab seda, et iga kui ma situn, siis tulnukad röövivad mind? Võib juhtuda. Nii. Ühesõnaga, seda sa ei mäleta. Järgmine küsimus on samasugune. Leebemate sõnadega lihtsalt. Sellele sai vastatud. Anonüümne Rüütel on küsinud. Mis sa arvad, kui mingi
Kilf sind vägistaks? Selle küsimuse jätame vahele. Nii. Aitäh. Morten Heinala on uuesti küsinud. Einar, mis siis, kui lähed vanglasse? Mis teed siis vanglas? Mille eest? Mille eest ma vanglasse peaks minema? Kes see oli? Morten Heinala. Mis asja? Miks ma vanglasse peaks minema, Morten? See oli viga. Äkki teed pättust vahepeal? Ei tee pättusi. Väga korralik noormees. Okei, ma varastan vahel poest asju. Ma varastasin Lambi-Pirni üleile. Ma varastasin statiivi USA-st. Vahel varastan asju, aga mis see puutub asjas? Nii. See juba on nii. Janno on... Ei ole küsinud. Ai, on ikka küsinud. Janno ei saa aru, miks sa nii palju ropendad. Ja täpsustab, et see häirib ja see rikub sinu professionaalset näitleja, kaameramehe, režissööri staatust. Aitäh komplimendi eest. Ma ei tea, ma lihtsalt ise. Tegelikult ma ei ole ma ise, ma näitlen praegu tegelikult ju ka. Ma lihtsalt see, mis suust välja tuleb, mis tundub lahe, naljakas või chill, mis mulle meeldib, see tuleb ja siis ma ütlen. See on natuke ekstreemne ka, see on nagu hardcore, vaata. See on nagu katsetan piire, vaata. Ütlen näiteks üks sõna nagu... Ära ütle. Võtke tema nägu nüüd. Ära ütle. Enne seda tundsid sükene hirm väike, sükene... Jaa, sükene võtin. Sükene nagu adrenaliin tekkis. Absoluutselt. Sellepärast. Nii. Ats on küsinud. Einar, mis sa suvel teed? Kas pead jaanipäeva ja kuidas möödus sinu lapsepõlv? Lapsepõlv. See tüüp, see oli üks vihje praegu, see on üks hea video. Mikk pärast oli seal, rääkis oma lapsepõlvest. Mis see küsimus oli? Hajus kuskil mõte, kuskil ära täiesti, kuskil Oote, ma pean üles otsima selle. Kohe leian. Kas te seda silma saate filmida, mis seal taustas on? On see võimalik kuidagi? Selle kaameraga, kes ma tahaks rääkida sellest silmast. See silm, ma loodan, et mu sõber Aldur praegu vaatab seda. See silm, mis on teine ekraani logo. See silm seal, teineekraan.ee. See silm on Illuminati silm. See sümboliseerib Eesti televisiooni liidus olemist maailma kontrollivate jõudude all, kes on pankurid ja nii edasi. Kas see mul jookseb kokku, ma ei saa seda küsimust kätte? See on ETV, on Illuminati, selle pärast on mingi see, ma arvan. Nii. Meel on küsinud, kas ärganute protsent on Ameerikas suurem või väiksem kui Eestis? Mis? Ärganute protsent. Meel paljale või? USA-s või Eestis või? Jah. See on hea küsimus, seepärast USA-s, kui palju inimesed ei saa aru, mis kuradi ärkamine, vaata, mingi ärkamine, mis tähendab ärkamine. See on väga siuke nii, mis ma arvan, mis ta mõtleb ärkamise all, on see, et inimesed, kes küsivad küsimusi, küsivad eksistentsiaalseid küsimusi ja kes uurivad mingisuguseid, mis maailmas toimub, mida paljud nimetavad vandenõudeks ja sellisteks asjadeks. Kes keda huvitab maailma asjad, kes lihtsalt ei pane tühja. Et see protsent on väga raske öelda. Eestis on vähem inimesi, nii et kindlasti USA-s, sest USA-s on rohkem inimesi. Nii ma leidsin vahepeal selle küsimuse üles. Ats oli siis see, kes küsis. Einar, mis sa suvel teed? Kas pead ka jaanipäeva? Kuidas möödus sinu lapsepõlv? See lapsepõlv tema. Lapsepõlv ma filmisin väga palju videosi. Tegime, nagu ma enam rääkisin, sugulastega palju kodufilme ja maal olin enamus lapsepõlvest ja Rootsis elasin. Väga lõbus oli. Mingi Rootsis, väga mõnus oli peale selle, kui mul lasteaias näiteks mingi paks tüüp, kellel oli mingi triibuline särk selles, hüppas mul kogu aeg peale, kiusas mind. Mul ei pealuks ajaks meelde. See on väga hea. Inimesed kiusasid mind palju koolis. Kutsusid mind Harry Potteriks. Mul oli Harry Potteri põsa ja siis kutsusid mind, sellised tavalised nagu teie vaat, sellised kõvad vennad.
kartsi kogu aeg neid. Ja nüüd ma olen ise peaaegu sama vana, vaata, nüüd on pohhu. Natuke kardan ikka, vaata. Pusadest rääkides ennem keegi, ma järjekordselt nime praegu ei osku öelda, ennem keegi küsis, siin ta ongi, Kaspar küsis, kas sulle meeldivad Puma dressipluusid või on sul see ainult üks? Ma pannud teada, et see Puma on. Mu sõber andis seda mulle, mul ükskõik, mis logo seal peal on, mis firma see on. See on mugav, see on lahe, see on siuke puuts. Tuga puuts on, mis on nagu siuke nagu Assassin's Creed, see mäng, ma ei tea, kas teate. Siuke tuus, jooksed ringi. Eelmine pusa oli siuke kitsas, siuke suht gei. Tänapäeval pidigi popp olema. Nii. Ma loodan, et me see kunagi popiks. Joel Vits on küsinud, miks sa panid Hollywoodist tähti? Mis teeb sind õnnelikuks? Mind teeb õnnelikuks. Kas te seda uue Supermani filmi treilerit olete näinud? 3. Man of Steel'i treiler. 3. treiler. Ma nutisin, kui ma vaatasin seda. Ma nutan, kui ma näen nii eepilisi asju. Ja see teeb mind õnnelikuks ja mind teeb õnnelikuks, kui ma ise suudan sellise asja valmis teha. Nii, neid küsimusi on päris palju. Mihkel Ruud küsib, Einar, miks sa võileiba ei söö? No miks sa ei söö võileiba? Keegi pakub mulle. Sellest võid sa ära mu kohvi. Ja mu ema sai kõik ära. Nii. See oli üks videovihje. Okei. Tuleb pärast minna luurama vihjete järgi. Kevin Enson on küsinud, kas youtube.com/Einar Kuusk, subscribe'ige. Nii. Jätke meelde siis, ma jätan ka meelde, pärast lähen vaatan. Kevin Enson on küsinud, kas Eestis elab YouTube palgaga ära? Ma peaaegu elan. Sest mul on siuke hea partnerlus, kus saab nagu reklaamidega raha teenida. Ja peaaegu elan ära, aga väga vaevu, kui ma väga palju videosid teen siis. Ja vaeva näen. Aga see on minu äraelamine, see on see, et ma elan sõbra juures madratsil. Ma olen YouTube'i kuulsus. Ma olen interneti kuulsus, ma elan sõbra juures madratsil. See teeb mulle pelmeene vahel. Tegelikult ka, see on naljaks, aga vähemalt ta hoolitseb su eest. Jaa, aga ta siuke vastik vahel, hästi negatiivne. Andreas Pall on küsinud, seadust oled kunagi rikkunud? Muidugi, kes see oleks? Seadused. Nii, järgmine on Mart on küsinud, kuna striimid? Ma ei tea, siis kui tuju tuleb, näiteks me striimisime eile. Siis kui mängin, arvutimänge, siis striimin samal ajal. Enam jaht. Aga ma arvan, et ma varsti teen selle lühifilmi kampaania, siis ma võib-olla striimin rohkem, et nagu reklaamida seda ja nii. Kui ma arvutimänge mängin. See on paradoks, aga jah. Ma ei tea, võib-olla ma ei striimi, võib-olla ma ei tohiks aega reisata selle peale. Nii, järjekordselt on Morten on oma küsimust täpsustanud. See oli see küsimus, et mis siis, kui lähed vanglasse, mis teed siis vanglas. Ta on näiteks toonud, et kanepi müümisega jääd vahele. Ma ei ole kunagi kanepit müünud. Aga ütleme, et hakkad müüma, jääd vahele, lähed vanglasse, mis siis teed? Ma ei hakkaks seda kunagi müüma, sest Eestis on nii mõtet seda teha, sest ei ela ära siukse asja pealt. Ja siis ma keskenduks millegile, mis ei ole minu elu unistus. Ma tahan ainult filmide keskenduda, filmi tegemisel, videote tegemisel. Seepärast mul tööl ka ei käi, sest et kui tööl käiks, ma ei jõuaks midagi teha. Ma püüan nagu raha teenida filmidega. Nii, Raul on küsinud, miks sa õlut jood striimis? Õlu on hea. Lihtne. Nii, oota, kohe võtame järgmise küsimuse. Kellegi mingid suuri küsimusi on seal, mingid sellised universumi küsimusi, tulnukatest, ufodest. Põnev ju. Ma pean otsima. Nii, vahepeal võtame siit. Imre Lebedev on küsinud, kus sa Kiisut tead, sulgudes Signet? Räägi, kus sa tead Kiisut? Ta on üks
tüdruk geimer, tüdruk arvutimängija. Ta ei ole üldse mingi paks või midagi, ta on jumala ilus tüdruk. Ja käib igal pool arvutimängu võistlustel. Ja ma mängisin arvutimänge ja siis striimisin, tegin seda live striimi ja siis kuidagi ta vaatas seda ja siis me hakkasime rääkima ja siis niimoodi tutvusimegi. Ma leidsin vahepeal ühe pikema küsimuse, nii ma suutsin selle juba ära kaotada. Vahepealseks küsin, Siim Oliver on küsinud, aga mis siis juhtub, kui jääd vanni soola müümisega vahele? Ma ei müü enam, ma jätsin maha selle plaani. Ja keegi ennem küsis, räägi sellest vannisoola või soola müümisest lähemalt, mis sellega oli? Tegime video, kus ma proovisin raha teenida vannisoola müümisega Los Angeleses, et oma üüri maksida. Ja peaaegu oleks saanud kuuli. Üks inimene peaaegu tahtis lasta maha mind. Ta läks väga närvi. Aga kõik läks hästi. Ei, ma rohkem ei teinud seda seepärast, et see ei töötanud. Keegi ei ostnud. Isegi tasuta püüdsin anda, ikka võetud. Nii. Eero on tundnud muret. Einar, kas kunstmuru peab ka niitma? Kas keegi minu asemel tahab siis? Ei pea, sest see ei kasva. Loodame, et Einar sai oma vastuse. Ma tahaks, et mu kubeme karvad oleks nagu kunstmuru, et ei peaks niitma kogu aeg. Jumal lihtne, jumal mõnus oleks. Lihtsalt kogu aeg oled jumala nagu pornostaar šeigitud. Ja et naistega ka oleks niimoodi. Sa ei tea kunagi vaata. Hullult ilus sõruk tundub vaata ära, et siis järsk on mingi pöösa seal. Sa ei saa midagi, mida sa teed? Ei, korra sorry, et ma lähen koju ära. Solvad ju. Andreas Pall on küsinud, kõige hullem asi, mis üldse teinud oled oma elu jooksul? Jälle kindel, et seda kuulda tahame. Kõige hullem, see on hea küsimus. Kõige hullem asi, mida ma üldse elu jooksul teinud olen. Mis mõttes hull tegelikult? See on süüke küsimus, mis on väga hajuv. Mis mõttes hull? Mis see tähendab? See on lai mõiste. Las see täpsustab, sest et on väga palju asju ja ma ei oskaks nagu mis mõttes nagu. Okei, võib-olla see, et mina mu hea sõber filmidega ta välja nägu praegu. Ta kardab, mis praegu ees ootab teda. Ta ei taha kuulata seda. Mina või? Yeah. Ei, mina kuulen huviga. Okei. Ma arvan, et sa kahetad pärast. Aga kõige hullem asi, mis ma tegin, oli sõbraga. Kõndisime vanalinnas ringi Eestis Tallinnas ja olime ilgelt kiimas. Ja siis tuli üks prostituut ja siis sõber ütles, et ai, et kuule, et läheks seksiks. Ma olen väga viisaks praegu, ma ütlen seksimine. Seksis prostituudiga selle. Ja siis läksime selle prostituudiga sõbra restorani. Ma restorani nime ka, Dominik. Ja siis seksisime läbi restoranis, ta töötas seal, seda prostituuti, kahekesi igale poole. Ja see oli hull. Ja hommikul sai sõber teada, et restorani ülemus oli veebikaameras, turvakaameras ta jälginud kogu öö. Vähemalt oli ülemusel põnev. See oli nagu päris elu pornofilm. Nii. Janno on küsinud, kui sa oled ärganud ja avastanud kõik selle reaalsuse, siis kas sul on vahel olnud olukordasid, et miks ma siin elan? Kas sa oled pettunud maailmas? Muidugi. Aga mis teha? Elad ikka edasi. Midagi ei ole teha. Nii. Elmo. Oi kui armas. On küsinud, kas sulle meeldiks musi teha selle tüdrukuga seal? Ma ei tea. Sinuga või? Ma ei kujuta ette, mina teeme musi eetris. Mina ei julge. Ja. Nii. Vaatame, siin on veel neid. Hans Kristjan Õis on küsinud, mitu pätsi leiba jõuad ühe õhtuga ära süüa? Ühe. Lihtne ja lühike vastus. See oli kõige debiilsem küsimus arvatavasti, mida ma kunagi kuulnud olen.
nii, Reedik on küsinud, kumb on reaalsem, kas zombid või mees muutub rauaks? Mis asja, kumb on reaalsem, kas zombid või mees muutub rauaks? või mees muutub rauaks? Te saate aru sellest küsimusest või? No, Kumb on reaalsem? Zombid või mees muutub rauaks? Mees muutub rauaks. Ma küsiks tema käest nüüd, et suitsetanud on. okei. Zombid, seepärast, et tegelikult põhimõtteliselt zombid võib-olla eksisteerivad juba, seepärast, et see on vannisoolaga ka seotud kusjuures. Ja Miami's LA's sõid mingid tüübid vannisoola ja hüppasid inimestele kallale ja sõid nende nägusid. Okay. Nii et zombid. See mul kadus jälle järg ära. Kevin on küsinud, Einar, millisena kujutaksid ette tulnukat? Tulnukad on igasuguseid. No inimeste jutu järgi. Mina ei tea, mida uskuda, aga inimeste jutu järgi on neid väga palju erinevaid. Nii. Gert Lemsalu küsis, miks sa kunagi Facebookis ei vasta? Nii palju ma vastan, kusjuures ma vastan kogu aeg, peaaegu kogu aeg inimestele nii palju, kui ma suudan, sest nii palju inimesi kirjutatud, aga ma olen hulluks peast. Lõpetage ära. Võtame järgmise. Kevin küsis, kas see pole imelik, et üle 40 aasta pole kuul keegi käinud ja filminud näiteks HD kaameraga? Sitaks imelik. Te ei ole mõelnud selle peale kunagi? Mina ei ole väga tundnud huvi. 60-del käidi ja filmiti kuud otse-eetris ja nüüd ei suudeta isegi kõik HD kaamera, igast asjad on olemas, 3D asjad. Ja nüüd ei suudeta isegi mingit 1 sekunditki filmida kuud värviliselt HD-s. Nagu ja üldse sinna minnagi. 60-del mindi 10 korda sinna, ma ei tea kui palju. No. Ja siis nüüd järsku ei käida. Nagu absurd ju. Nii. See ei ole see ka, et seal ei oleks nagu midagi nagu põneva, eks ju. Ats on jälle küsinud. Einar, oled sa varem UFOt kohanud? YouTube'is on palju UFO videosid ja eriti jubedad. Oled sina nendega kokku puutunud? Kui LA-s käisid, miks ei külastanud Area 51? Polnud raha, et mõnda ringi liikuda, nii suur koht. Järgmine kord tahaks minna küll sinna, niisama nalja pärast, huvi pärast. Ma olen näinud mingisuguseid imelikke asju, mis ei ole lennukid ja mis ei oska seletada, mis asjad need on. Aga ma ei tea kindlalt, mis asjad. Võib-olla midagi, millest ma aru ei saa, mingi sõjaväesi või mingi, ma ei tea, mis asjad. UFO on nagu tundmatu lendav objekt. Et need on tundmatuid asju, mida ma olen näinud taevas lendamas. Nii, kohe vaatame. Võtame vahepeal meili peale tulnud. Kass küsib, mis sul lemmikloom on? Kas see küsib? Kass. Kass küsib. No kass loomulikult. Nii, järgmisena on Kaili küsinud, mis sa arvad universumi paralleelsusest? Jaa, ma usun, et see on nii. Ma arvan, et see on nii. Ma arvan, et on hästi palju selliseid dimensiooni universumid. Ma arvan, et isegi unenäod on mingi teema. Et me läheme kuskile teise dimensiooni. Sest tegelikult see on kogu hakka mõtlema, mis asi on unenägu. No. Sa reaalselt oled, praegu võiks öelda, et see on unenägu. Siis sa saad alles aru, kui üles särkad. Et mis see siis oli, et kuidas saab midagi nii reaalselt olla, vaata. Et see on nagu, kuidas saab midagi olla sama reaalne kui päris elu. Ja siis öelda, et see on lihtsalt aju mingi toodab seda sulle silme ette ja siis sa kujutad ette endale. Oled kuskil virtuaalses maailmas. Ei tea, väga ebareaalne tundub. Nii, Mattias on küsinud, Einar, missugused on sinu kogemused tulnukatega? Mul ei ole kogemused tulnukatega, ma arvan. Võib-olla on. On inimesi, kes räägivad, et nad on mingi röövitud ja siis mälu kustus ära ja pärast mingi hüpnotiseerija toob mälud tagasi, siis nagu mäletad, et neid mingi pisteti neile mingeid asju perse. Aga ma ei tea, kas on, mul ei ole teadlikult, ma ei mäleta ja ma loodan, et mul ei ole midagi perse pistetud. Tulnukate poolt. Mul mingi kord unenägu oli väiksena, kus ma nägin, et mind tõmmati aknast välja
mingi imelik, mingi hästi õudne asi oli akna taga. Ja siis kogu aeg kordus, nagu hästi hirmus oli siuke luupaine. Võib-olla see oli mingi mälestus, mingi tulnuka röövist. Võib-olla seepärast ma olen nii imelik, et ma ei tea, pissid mulle mingi asju perse. Reedik on küsinud. On sul plaanis mingi aeg tänavaküsitlusi veel teha? Ma ei tea. Ma arvan, et ma keskendun praegu lühifilmi projektile, nii palju kui ma saan. Ja kui aeg üle jääb, kui on mingi siuke hetk tekib, kus me tahame teha spontaanselt, siis ikka. Anonüümne Rüütel on uurinud. Kas sa paraveebis ka käid? Ei käi enam kunagi, kui ma väike olen, siis käisin. Siis ma postitasin ka paar postitust sinna. Nii. See võis ka tegelikult mingi tulnukas olla. Ma ei tea, mul oli kunagi paraveebis postitasin, kui ma väike olin, mul oli siuke kogemus, kus mu ärksin keset mingi 3 või 4 öösel ülesse ja mingi tume vari seisis voodi ees, reaalselt mingi tüüp. Nagu mingi, vaata nagu Harry Potteris need mingid, nagu need, mis need nimed on, ma ei mäleta. Siuke nagu must, siuke läbipaistev, mingi nagu vaim, aga täiesti must seisis mu voodi ees, reaalselt, ma nägin oma silmaga. Ma ei usu muidu vaimudesse, aga ma nägin seda oma silmaga. Ja see võis olla mingi, vaata, teadlased räägivad, et seda teistel nagu juhtunud seda, et see on mingi poolunes ärkad üles ja siis mingi uni nagu jääb sulle silme ette nagu hallutsinatsioon, vaata. Aga siis ma küsiks seda, et kui see on hallutsinatsioon unes, siis miks mingi piffi oleks võinud see olla, kes istub mulle peale? Miks mingisugune õudne asi peab olema, enne? Et see võiks ka olla mingi teisest dimensioonist, mingi väärides. Ats on jälle küsinud. Mis sa kardad, mis on sinu hirmud reaalsuses? Hirmud reaalsuses? Mis tähendab? Hirmud reaalsuses? No mida sa siis reaalselt kardad? Ma kardan ämbrikke. Täiega kardan ämbrikke. Christopher on palunud, et sa kirjeldaksid enda perfektset tüdrukut. Korda siis uuesti üle, mis perfektset tüdrukut? Yeah. Ma arvan, et perfektsust ei ole olemas, seepärast kui perfektsust oleks olemas, siis ei oleks elu olemas, sest elu on siuke asi, mis on täiesti ebaperfektne. See on nagu point, yin-yang, vaata. Alati midagi sitasti. Et siukest asja nagu perfektne tüdruk ei ole olemas. Aga nagu me ennem rääkisime, siis siukest hästi vabad, seksuaalsed, vabad ja positiivsed, lahedad tüdrukud meeldivad meestele. Nii, Kevin on uurinud. Kas sa usud kummitustesse? Kus ma tahaks tegelikult ühe asja veel lisada, et ma tahaks näitlejat, endale näitleja annad, näitleja tüdrukut, kes on näitleja. Sest et jah. Sest sa kunagi ei saa aru, kas ta nagu näitleb suga või on nagu päriselt ju? Ei, see on niisama ka probleem. Aga sellepärast, et nad on nagu ühel lainel, vaata. Selle sama asjaga, mida ma tahan teha. Ühesõnaga siis peab olema näitlejast pornostaari hingega. Jah, täpselt. Tavaliselt näitlejad ongi pornostaari hingega. No okei, nii Christopher on palunud, et sa viskaksid ühe nalja. Ma olen terve see aeg, kui ma siin olen, on vist üks päris suur nalja olnud. Nii et Christopher, ma kujuta ette, mis ma veel teha saaksin. Ma isegi võtsin selle pöösa ja ma panin selle endale kubeme ette nagu, või siia ja siis ma teeskasin, et see on mu kubeme karvad ja siis küsisin Heki käere. See on midagi paremat, ma ei suuda välja mõelda. Gert on küsinud. See Gert on ennem ka küsinud sult küsimusi. Gert küsis, kas sa harrastad tihti seksi? Ei harrasta tihti, sest mul pole tüdrukut. Muidu ma ei oleks andnud oma numbrit välja. Siinkohal sa võid oma... Ma pean ikka päris kiimus olema, et oma numbrit välja anda. Võid oma numbri üle korrata. No jah, mine mõtte. Kasuta juhust. 5-8, 6-4, 3-4, 2-5. Ja mingitel 10-aastastel mingi fanboydel, kes mingi 10-aastased mingid väiksed poisid. Palun ega helistage mulle. Nii. See ei ole minu teema, mul ei ole mingit sükest. Ühesõnaga, sa ainult tüdrukud. Jah, täpselt. Taavet on küsinud. Ainult 10-aastased tüdrukud. Einar, kui sulle universum nii meeldib, miks sa siis ei ole tulnukaid enda filmis kasutanud? Kas oled tulnukaid näinud? Kas sul on ikka see annetatud raha olemas või oled selle ära raisanud? Einar, sa oled lahe!
annetatud raha, see, mis Hollywoodi projekti ajal annetati, see oleks kõik piletite peale ja seal toa rentimise peale. Ja videote tegemine ja elamine seal ja kõik see värk. Tulnukaid, ma pole ühtegi filmi teinud, ma olen videos ainult teinud ja sellepärast ma tahangi oma esimest lühifilmi Eestis teha. See on mu järgmine plaan, eesmärk. Nii. Ja see vajab tulnukaid, üks asjad vajab väga palju eelarvet ja raha. Ma tahan kunagi teha, aga peab alustama väiksemalt. Palutud on, et sa tooksid näiteid eestlastest, kes on veidi sinu pornostaaride maitse. Eestlastesse? Mis mõttes, et Eesti mingid tüdrukuid? Just, kes sarnane võib-olla siis välimuselt. Mis nad panevad Facebooki ja otsivad neid? Ju siis, võtavad ka ühendust. See ei ole ainult välimuses, see peab olema isiksuses ka nagu. Et näiteks Liina, vaat see, kes siin, ma ei tea, mis ta teeb siin üldse, kas ta töötab siin? Ta oli eelmine saatejuht. Ta oli saatejuht, et Liina mulle meeldis ja ma hakkasin temaga rääkima ja siis läksin liiga perverseks ära tema jaoks ja nagu otsekohaseks. Et see jälle ei tööta, vaata, isiksus peab ka olema hästi vaba. Nii. Küsitud on veel, mida arvad sellest, et meie eksisteerime 3. dimensioonis ja mida arvad ajamaatriksitest? 3. dimensioonis. 3. dimensioon 1, 2, see on mingi pikkusühik, mingi mõõtühik, 3, ma ei tea, mis see tähendab, 3. dimensioon. Ma ei saanud aru sellest küsimusest, ma arvan, et me elame, seda ei saa sõnastada, kus me elame, see on lihtsalt elu, eksistents, see on nagu une nagu. Ja ajamaatriks, ma ei tea, mida ta mõtleb selle all. Väga keerulised küsimused. Nii. Aga ma arvan, et me elame maatriksis küll, jah, selles mõttes. Et me elame nagu sellises maailmas, kus inimesed elavad täiesti oma universumites põhimõtteliselt. Et ühe inimesega räägid, siis ta nagu teab seda, et kuskil USAs kukkus lendav taldrik alla ja reaalselt CIA ja valitsus on seda tunnistanud. Teise jaoks on see täiesti ulme, vaata, et mis asja, mis kui lendav taldrik, mingi tulnuk, et see pole olemas, on ju. Aga paberites on isegi kirjas ametlikult, et see on olemas, et reaalselt on UFOd olemas ja mingid asjad on alla kukkunud. Ja seal on mingid tulnuka laibad ära koristatud. Aga kui ma räägin sinuga seda, sa ei ole sellega kursis, sa ei usu ka, mida ma räägin praegu, see on nagu kõlab hullu mees. Mis sa arvad, ma ei usu, ma olen ikka natuke kuulnud ka ennastesse. Jumal tänatud. Aga on inimesi, kes absoluutselt ei hooma, ei kujuta ette, et see asi olemas on, et päriselt on selline asi juhtunud, nad ei usuks. Et nagu inimesed elavad nii, me elame sellises maatriksis, kus inimesed elavad nii erinevates maailmates. Et õnneks ma alahindasin sind, et kui sa ütled, sa tead. Ei, no ma ikka loen ka, mis toimub ümberringi. Iseasi, kas ma usun, aga ma ikka olen kursis natukene. Et vähemalt sa oled nagu vaba mõtlemisega, et sa ikka võtad vastu infot. Aga on inimesi, kes on täiesti kinni, vaata. Mingi vanemad inimesed, mu vanaisa näiteks, ei kujuta ettegi, et mingid tulnukad on olemas, mis asja nagu. Nii, Mikk Markusele väike märkus vahepeal, ma ei loe su küsimusi sellepärast, et need on olnud liiga ropu sisuga. Kui sul on midagi küsida, siis küsi palun viisakalt. Nii. Palun jääge viisakaks. Anonüümne Rüütel on küsinud, kas olete ümber lõigatud? See on jumala hea küsimus, kusjuures mul meeldib see küsimus. Ei ole. Ja ma üldse ei saa aru, nagu need, kes on, kas neil nagu see ots on täiesti ära kuivanud või kürb. Kas see nagu kuivanud nahk, sest et ma olen proovinud nagu jätta nagu maha, hoida pükstes valutama, vastik. Kuivab ära ja vastik, ma ei suvita ette, kuidas niimoodi elada saab. Aga tegelikult see oleks hea kasulik mulle, sest mul tuleb hästi kiiresti lahti. Ja see oleks väga kasulik mul, sest ma kuulen, et kui sul on ümber lõigatud, siis sul ei ole nii tundlik. Ei, mul ei ole ümber lõigatud. Nagu sul, anonüümne Rüütel, sul. Nii, Hans Kristjan on jälle küsinud, miks sa tulnukaid kardad? Ja kas sa oled tänanud oma ema, et ta su siia ilma tõi? Sa ennem ütlesid, et sa kardad. Ma ütlesin, ma kardan ämblikke. Ütlesid, et ma kardan tulnukaid või? Vahepeal üks kord ütlesid. Ütlesin, ma kardan kreisid. Väidetavalt on sellised tulnukad olemas nagu grey tulnukad, grey aliens. On sellised suure peaga, hallid, suurte silmadega,
sellised värdjad, lühikesed. Ja need ongi need, kes mingi asju perse inimestele pistavad. Ja ma kardan neid, seepärast, et kes ei kardaks, vaata, neid on jubedad. Kõik inimesed, kes räägivad kogemustest, kus neil on mingid greid on ära röövinud, on jubedad kogemused, maailma jubedamad kogemused, mis üldse ette suudaksid kujutada. Nad on nii negatiivsed, miks sa peaks nagu kedagi öössel ära röövima, hirmutama teda ja siis mingi perse vägistama mingite aparaatidega. Ei saa olla sõber ja sellist olenetega ju. Sa ei saa rääkidagi nendega ju. Nii, Hans Christian on veel küsinud, kas sa päevitaksid öösel, kui teaksid, et see su hinge puhastab? Päevitaksin öösel. See tüüp on küll midagi suitsetanud. Täiesti, mõtle korra selle küsimusele. Kas sa päevitaksid öösel, kui sa teaksid, et see puhastab su hinge? See on nagu paradoks, vaata, öösel ei saa päikest olla. Aga samal hakkasin mõtlema, et kui sa nagu tiirleksid ümber maakera mingisuguse kosmoselaevaga, mis täpselt päikse kiirusel liiguks, siis kunagi ei läheks päike ära, vaata, kogu aeg oleks valge. Kas siis on öö olemas? Ei oleks ju. Täielik ulme. Taavet on küsinud, Einar, kas suitsetasid väiksena, kui jah, siis kus sa suitsu said? Kus ta teab? Kus nad teavad? Jaa, ma suitsetasin, kui ma olin mingi 10-aastane. Sõppedega küsisime mingitel pomšidelt ja sõber kuskilt sai mingi õelt, suurelt õelt varastas või emalt isalt. Ma ise varastasin ka emalt. Ja suitsetasin jaa, ma olin väike kaak. Nii, Meel on küsinud, kas sa suudad kontrollida oma und? Siis kui ma lucid dreamin, jaa, see just tihti, aga ma olen lucid dreamin palju. See on see, et kui keegi ei tea, et lucid dreaming on see, kui sa oled unenäos ja sa järsku saad teada, sa saad aru, et see on unenägu. Ja siis sa põhimõtteliselt elad virtuaalses maailmas, sa oled seal jumal, sa võid ükskõik mida teha. Absoluutselt ükskõik nagu praegu, aga unenägu ja sa tead, et see on unenägu. Ja kõik on täiesti reaalne ja sa võid teha ükskõik mida. Et jaa, ma olen selles mõttes kontrollinud, ma olen elanud unenäos ja on jumal, lucid dreaming, väga hea asi kusjuures. See pidi, psühholoogid on ka rääkinud, et see pidi hästi kasulik olema inimestele. Rahustab. Nii, Kevin on palunud, et sa näitaks kõhulihaseid. Okei. See on sulle, Kevin. Pervert. On siin, jah? Vaata, ma pingutan ka siis mul on litsi triip ka siin. See läheb nagu siia alla välja, et nagu nool. Mul ei ole kõhulihasid. Mis asi see on? Mingi punane joon. Mis asi see on? Mis asja? Igastest siit läheb litsi triip alla. Ja mul ei ole kõhulihasid. Räägi seda Kevinile. Sorry. Nii, järgmine on Eero, kes ennem kunstmuru kohta küsis, on küsinud, et kuhu meie suhe sinu arust viib, ehk siis sinu ja Eero suhe. Teil on suhe. Who the fuck is Eero? Nii, Martin on küsinud, mis sa arvad Eesti lühifilmist Tulnukas? Ma armastan seda filmi. Ma olen Märt Avandiga näiteks suhelnud Facebookis ja ma sain ühe korra kokku temaga tänava peal sõbraga. Ma tahtsin nagu, tahaks täiega koos teha midagi. Aga ma ei tea, Märt Avandi väga imelik. Ta on nagu, ma ei tea, kus ta on kuskil täiesti omas maailmas. Sõber rikkus ära ka kuidagi, seal hakkas mingit sitta ajama. Ja siis me ei saadki nagu suhelda normaalselt. Ma Facebookis peale seda suhtlesin ja siis ta lõpuks ignoreeris mind. Et tahaks nagu, ma armastan, mida nad teevad, sitaks head asjad, sitaks naljakas. Ainukesed Eesti head koomikud. Tõsi. Nii, see Hannes on küsinud, miks sa mulle nõgest müüsid? Mis sass? Järgmine küsimus, mis sass? Nii, võtame järgmise. Mis sass? Kevin on küsinud, Einar, mida sa arvad superkangelastest? Kas oleks ka mõte tulevikus teha kangelastest filme? Täpselt, muidugi tahaks. Just rääkisin Man of Steel, uus Supermani film. Zack Snyder on üks mu lemmikrežissöör. Ja see tuleb arvatavasti parim film, mis kunagi tehtud on. Toob rahaga sisse kõige rohkem, ma arvan, kunagi ükski film toonud. Ja tahaks muidugi teha. See ongi tegelikult mu unistuste film on ka Jaapani koomiksist, mida ma tahan teha. See on nagu Jaapani koomiks ja multikas. Ja seal on ka põhimõtteliselt superkangelased. Ja ma tahaks just kunagi filmi. Anonüümne Rüütel on sulle väikse soovituse andnud. Einar, väike tips sulle, kui lucid dreamid ja pilt hakkab ära kaduma, siis vaata enda käsi unenäos. Siis on nagu next level HD pilt.
ülivärviline. Ma olen saanud hullu HD pildi Lucid Dreamis, ma olen täiesti haige reaalsuse saanud ja tavaliselt mul ei tööta, kui ma hakkan nagu mingeid neid käeasju tegema niimoodi, siis ma hakkan mõtlema sellele, et kus mul see idee tuli, siis ma hakkan mõtlema sellele, et noh, mis nagu väljaspool toimub, väljaspool une nagu, et tavaliselt mul töötab kõige rohkem, kui ma lihtsalt mõttes keskendun ja olen sees. Aga tegelikult olen õigus, ma olen ühe korra vaadanud ja siis läks küll teravamaks. Ja siis oli palju lahed, palju mõnusam oli seksida. Sest esimene asi, mis ma teen, kui ma Lucid Dreamis, sa saad teha, mida sa tahad, sa oled virtuaalses maailmas, siis ma võtan kohe mingi tüdruku ja seksin temaga oraalselt. Või siis, kui ma ei ole kiimas, siis ma lendan. Okei. Eero on uuesti küsinud, kas sa teeksid kassitoidu challenge'it? Ei. Gert on uuesti küsinud, millal plaanid Londonit külastada? Mul sugulased elavad Londonis. Tädi elab Londonis, ma olen Londonis käinud, ei ole plaani minna sinna. Ats on küsinud, Einar, kui sul oleks võimalus teha Oota, tegelikult vabandust. Tegelikult ma lähen 6 aja pärast võib-olla. Sest mul on sõber, ma ei tea, kas teatis veebisait on uudiste iseseisev uudisteportaal nagu telegram.ee ja nemad lähevad Londonisse 6 aja pärast umbes. Nad käisid praegu ka üks kirjanikuga David Icke rääkimas. Kuulus kirjanik räägib samadest asjadest, mis me just rääkisime tulnukad, maailmas toimub vandenud. Ja ma vist saan nendega kaasa minna 6 aja pärast. Intervjueerime David Icke'i ja lähen ühele sellisele üritusele nagu Bilderbergi grupi kokkusaamine. See on see, kus mingid pankurid ja mingid maailma rikkamad inimesed ja poliitikud tulevad kokku kuskil mingi hotellis ja räägivad mingid maailma asju. Ats on veel küsinud, Einar, kui sul oleks võimalus teha Michael Bay'ga filmi, kasutaksid sa seda võimalust ära? Ei, sest et Michael Bay võib munni mõelda. Mõttetu vend. Okei. Nii. Taavet on veel küsinud, et kas sa ei tunne, et oled oma vanuse juures nagu 10? Põhimõtteliselt tunnen küll. Vahet nagu ei ole, üldse ei tunneks nagu oleks. Ja kindlasti kogemusi vaatan tõesti palju elus. Teine nagu ei tea, tegelikult ei tunne, seepärast väiksena sa ei kujutanud ettegi paljusid asju, mida sa nüüd tead, kui sa oled suur. Aga tegelikult, kui me kõik ausad oleme, siis me oleme ikka lapsed. Unes oleme ikka vaata mingi lapsed ja sellised, kuidas kellegi. Aga ma arvan jah, et inimesed tegelikult, kui nad väga ausad on, kes nad tunnevad, et nad tahaksid olla lapsed ja tegelikult on sisimas. Mehed pididki jääma lastest. Mehed vist jäävad ka rohkem ja mingi teema on. Või siis naised on hästi võltsid, nad ei tunnist seda. Ka variant. Kevin on küsinud, Einar, oled sa näinud unenägu, milles sa oled samas maailmas, aga teise elulooga? Jah, muidugi. Martin on küsinud, kuidas saada pääseda Lucid Dreami? Näiteks see peab nagu teistsugune mõtlemine päris elus ka hakkama olema. Sa võid muidugi teha selliseid harjutusi, et sa teed näiteks kirjutad kuskile mingisuguse märke ja hakkad kogu aeg nagu harjud ära, et sa vaatad kogu aeg näiteks oma käsi, loed näiteks näppe ja siis järgmine kord, kui sa näed unes, et sa hakkad vaatama oma näppe, siis näpud lähevad hästi väärakaks, mingi 10 näppu tuleb näiteks. Palju sul neid muidu on? Muidu on, ühel käel ma mõtlen nagu. Ja siis järgmine kord, kui sa vaatad unes on ja siis tuleb mingi ebareaalne asi, siis sa saad aru, et see on väga ebareaalne ja siis hakkad mõtlema unes, et oot, et see on ju une nagu. Et sa pead kuidagi üks võimalus mingi harjumus sisse teha endale, et sa nagu kontrollid, kas sa magad või mitte. Teine võimalus on see, kus sa reaalselt hakkad mõtlema rohkem eksistentsile ja kas see on unenägu või mitte. Kogu aeg kontrollid ennast, siis järgmine, kui sa magad ja oled unenägu, siis hakkad ka kontrollima automaatselt nagu harjumusest ja siis võid järsku aru saada unenägu, et see on unenägu. Ja head keppimist siis. Georg on küsinud, kas tahaksid elada Eestis või Hollywoodis? Mõlemas. Ma praegu elaks LA-s, teeks videosi, kui ma saaks, aga tööluba on võimatu saada. Reedik on vahepeal maininud, et ausus on põhiline. Nii, vaatame, kas on veel tulnud midagi. Marek on küsinud, Einar, mis sa arvad Obamast? Ikka nukk nagu kõik teised nukud, nagu Ilves. Ilves on Kiki Lips, väga nunnu. Kiki Lips teeb mehe šikiks.
Sitaks tšikk vend. nii. Nukud. Ma ei tea, mida nad mõtlevad, ma tahaks teada midagi, kas nad teavad, et millega nad tegelevad või kas nad lihtsalt raha pärast teevad seda või kas nad meelega teevad seda või kas nad teavad, et nad rikkuvad inimeste elusid. Mikk Markus on küsinud, kas sa oled planeerinud lennuki kaaperdamist? Peast läbi käinud küll, jah. Kui LA-st tagasi tulin, ma olin nii vihane, et ma mõtlesin küll, et sellest ma ei taha rääkida. Okei. Nii. Nüüd sa pead välja valima. Põhimõtteliselt ma hakkasin jooma, ma jõin mingi neid väikseid pudeleid, jõin täis ennast nendest. 120 tükki pidin ära jooma. Ulme. 121. Ja jäin nii täis, et mul olid mäluaugud. Keegi sai lõuga. Mikk Markus on vahepeal uurinud, kas sa pooldad muslimeid? Mis mõttes? Kas ma pooldan muslimid? Ma pooldan inimesi, jah. Ma armastan inimesi kõik, kes ükskõik üksinda ei oleks. Kevin on küsinud, kas Koit Toomele meeldivad su videod? Sitaks. See näitab oma naisele kogu aeg neid. Ja oma meestele. Tervo on küsinud, mis on su lemmikraamat? Ei tea, mul on väga vähe raamatuid. Aga mul meeldib väga üks raamat, mis ma kunagi lugesin, mis on tulnukatest, muidugi. Teine reaalsus, siuke raamat oli. Väga nautisin seda raamatut. Ja kunagi väiksin lugesin Harry Potterid, väga head olid. Filmid on väga sitad, aga raamatud olid väga head. Peale viimase raamatu lõpp oli väga gei, väga lame. Muidu oli väga head raamatud. Imre küsis sinu arvamust Bilderbergist. Ma arvan, et nagu kui mingid rikkurid ja poliitikuid ja igasugused inimesed salatsevad kuskil ja mingid kahtlased asjad toimuvad, siis see on lame ju. Inimesed võiks kõik nagu teada, mis toimub maailmas ja inimesed võiksid nagu juhtida elu, mitte mingid tüübid, kes istuvad kikilipsuda ju kuskil ja siis dikteerivad kellegi teise mingit diktatsioon. Ja siis kõik on raha peal, mingi rahad on neid mängus ja see on nagu ebaaus, et võiks nagu kõik koos teha asju koos kommuunina. Mikk Markus on küsinud, kas sa oleksid tahtnud Iraagis sündida? Ei. Joel on saatnud mitu küsimust. Miks sa kused hommikuti tassi? Miks sul selline imelik jutt on? Ropendad väga palju, sööd sa väga tihti kapis. Kas sa oled kapihomo? Kui sa nägid seda nii-öelda UFO-laeva, tulid nad sulle öösel järgi ka siis. Kui tihti sa jälgid tähti? Viitsida vastata, et järgmine küsimus. Esiteks oli liiga palju küsimusi. Teiseks sa oled mingi 10-aastane poiss arvatavasti. Sa trollid arvatavasti ja mõtted viitsi. Kevin on küsinud, kas sa oled kunagi lõhnaõli joonud? Ei. Tomi Klaus... Tegelikult kõik küsimused on siuksed. Ühtegi normaalset küsimust ei ole. Tomi Klaus on küsinud, Einar, sa ütlesid, et Sario TV-l on potentsiaali, aga milliseid videosid nad teha võiksid? Tehke edasi, mis te teha tahate ja mis te tunnete, et on õige. Ja minge seda teed pidi. Tunde järgi tuleb elada enam juht. No, Gert on siin hiilanud oma küsimusega, kas sulle kohvi või leib meeldib? Kõik on mingid 12 aastad poisid ja ühtegi mingid seksikat tüdrukut ei ole seal, kes võiks küsida. Kusjuures üks naisterahvas vist oli siin vahepeal. Korduvalt on küsitud, kas sulle meeldib enda mune süüa. Sellele sa vastama ei pea. Aga Mikk Markus on küsinud, kas sa oled proovinud krokodilli? Küsimused kipuvad päris lamedaks. Ei ole. Ma ei ole kunagi proovinud krokodilli. Ei. Kas sina oled? Kristi. Ei ole. Nii, anonüümne rüütel. Kas sa prooviksid krokodilli? On ju lame, sitaks lame. No jah, õnneks seda ei küsitud mult, ma ei pea vastama. Ütlesin naljakas.
Anonüümne Rüütel on igal juhul küsinud, kui te saaksite muuta Eesti Vabariigis 3 asja, siis mis need oleksid? Üle pika aja üks adekvaatne küsimus. Ma teeks niimoodi, muudaks üks asja nagu Island muutis hiljuti. Nad ajasid, terves maailmas on üks pangasüsteem, kus ei saagi rääkida. No räägivad lõpuni. Okay. Muudaks selle asja ära, et mingi välispangad ja välispangasüsteemid ja mingisugused organisatsioonid kontrolliksid meie siseasju. See on kõige tähtsam, et iga riik oleks iseseisev, et inimesed saaksid valitsusse ja inimesed saaksid ise otsustada, mida teha selle riigiga. Et näiteks mingi ÜRO on ju, põhimõtteliselt dikteerib kõiki Euroopa Liidu riike või siis mingi, ma ei tea, kas föderaalreserv on nagu Euroopa pankade seotud, aga põhimõtteliselt see on kõik üks sama asi, mis nagu põimib kokku ja see on bullshit. Võiks olla iseseisvad riigid nagu. Martin on pakkunud välja, et kui ta sulle oma kaamerat laenaks, siis kui kiiresti sa suudaks valmis teha ühe eepilise video? Ma teeks selle kaameraga arvatavasti sellest lühifilmi stokki, mis ma teha tahan. Ja siis teeksin täna peal nalja, et siuksed videos ja suudaks mingi paari päevaga ikka mitu videot teha. Nii, Imre on küsinud, millal sa arvad, millal tuleb järgmine false flag? Ei tea. Juhtub kogu aeg. Väiksemaid ja suuremaid. Märten küsis, kas sulle meeldivad kõik naised. Me oleme sellele juba mitu korda vastanud siin. Kellele meeldiksid kõik naised? Come on. No mis mõttes meeldib? Seksuaalselt arvan. Et ta mõtles, et nagu... Ei, kõik ei meeldi. Ma olen hästi... Kellele meeldiks mingi karvased, räigelt karvased naised? Kes ei pese ennast. Sul meeldiks või? Ei meeldiks ju. Või seksuaalselt või? No ma ei tea, ta ei olnud täpsestanud. See on hea, see on täpsusta siis. Või ära täpsusta, ära üldse küsinud. Jagnar küsis, et kas sa äkki räägiksid lähemalt tööloa saamisest? See on hästi raske, põhimõtteliselt on 2 võimalust, kas sa abiellud kellegiga seal või siis leiad sponsori, mingi rikka korporatsiooni või firma või mingi asja, inimese rikkuri, kes aitaks sul paberit saada, tööload ja asjad, elamisloa. Keegi peab põhimõtteliselt raha sul peale kulutama. Või sul peab endal nii palju raha olema, siis keegi peab, sa pead usaldama mingit firmat või inimest. Ja siis on ka, võib-olla saad. Nii, Andreas Pall küsis, mis on su elu tipphetk? Tunned, et oled oma elu eesmärgi täitnud? Ei, kindlasti mitte. Elu eesmärk on teha eepilisi filme. Ja elu tipphetke ma ei teagi praegu öelda. Nii, nüüd sa pead valima suur küsimus. Kellegi, kes saab tänase aktiivse auhinna, aktiivse vaataja mis auhind on üldse? Tervis Plus 3 kuu tellimus. Tervis Plus, mis siis on üldse? See on ajakiri. 3 kuu tellimus, on see ajakiri? No vaevalt, et halb on. See oleneb, mis tervisest räägivad seal? No, jah. Kuidas ma valin selle võitja? No mis küsimus sulle meelde jäi näiteks? Või jäi sul mõni nimi meelde, kes küsis hästi palju või oli aktiivne? Küsiks enne nende käest, kes see tahaks üldse saada seda? Ja siis nende vahel. Pikalt vastust jääma ootama veel siia suga. Annaks selle ajakirja. Kas need peavad olema nende vahel, kes küsisid küsimusi? No suvalisele see ei saa päris anda ju. Mõtlesin, et sõbrale Aldurile saata, kindlasti meeldiks. Pigem ikkagi nendelt, kes küsisid. Tüdrukule anda, kindlasti meeldiks tulla. Annaks... Mikk Markus on öeldud, et tema ei taha, talle ei meeldi tervis, nii et ära talle anna. Annaks Mikk Markusele ajakirja, mis oli Tervis Plus. Tervis Plus. Ühesõnaga, sa said ikkagi Mikk Markus selle... Mikk Markus, naudi Tervis Plussi ajakiri. Väga hea. Ma olen ise seda lugenud. See on päris hea ajakiri. Sellega siis täna siinkohal lõpetame. Väga meeldiv oli. Subscribe'ige youtube.com/Einar Kuusk. Tahad oma numbrit veel öelda? Ei taha? Läheb paljuks. Okei. Nüüd ma olen jooma sõbraga veini.
veega segamini, jumala hea. Ilusat õhtut sulle. Sulle ka. Sulume kätt ka niimoodi sõbralikult siin. Tee musiga. Ei tee! Ei tund ära. Aitäh teile.